1998. aastal nenditi, et Tallinna direktorite klubi on edukalt ajaproovile vastu pidanud, sisemiselt tugevnenud ja endiselt firmajuhtide hulgas populaarne. Jõudsalt arenesid klubi spordineljapäevakud, eriti korvpall. Puhkeüritusi peeti aina erinevamates paikades. Nimetageme Puurmäe villat, botaanikaaeda, Virgu mõisat või Sakala lühtrisaali. 1998. aasta lõpul nimetati klubi 5. presidendiks tuntud mööblifirma Tarmeli juht Ain Saarman. Muidugi selleks ajaks, kui mina president oli, nagu asi juba selgunud, olid erakonnad tekkinud, eks ole, et enam poliitikaga ei olnud vaja absoluutselt tegeleda ja olid ka välja arenenud erialade liidud, et ei olnud ka otsest niisugust majandustegevust ka, et selleks, mina kui 5. presidendi selleks ajaks ta oli niimoodi, et me suutsime nagu poliitika oma klubi tegevusest juba siis eemale hoida ja meie tegevus oli põhiline see, et arendada direktorite silmaringi, meelelahutust ja spordiga tegelevad, need olid selleks ajaks juba välja kujunenud. Klubi tegevuse lahutamatuks osaks olid saanud külaskäigud oma liikmete poolt juhitavatesse ettevõtetesse ja firmadesse. See oli suur privileeg ja silmaringi avardaja. Nüüdki jõuti külastada Tallinna Panka, Pauligi firmat, fotomälestusi on ka käigust Rappere lihakombinaati. Neid külastusi koguneb aga kaugelt üle 200. Klubi liikmete arv oli kasvanud peaaegu optimaalse piirini 80-ni. Sealhulgas oli 46 asutajaliikmest endiselt tegevad koguni 40. Klubil aga täitus 10. tegevusaasta. Mingil määral võib-olla nostalgiat on selles osas, mis oma valla inimestega kokku puutudes, kui sa meenutad ühte või teist tootmist, aga sünergiat on see, et sa saad alati uusi mõtteid asju kolleegide käest. Ja ka see, kui nad räägib oma valdkonnast, mis ei pruugi meie omaga kattuda, siis tegelikult ju võib ju öelda küll niimoodi, et kõik on väga unikaalne, omapärane, aga tootmise põhitõed ja asjad, inimeste juhtimise asjad on kõik sarnased, sõltumata sellest, mida sa teed. Nii et alati leiab midagi siit uut ja tarkad enda igapäevases töös. Ükski võit või rõõm pole täielik, kui seda nagu üksi oma käes hoida, vaid hea on seda ka sõpradega jagada. Ja samas, kui oled mingis, suures jamas, siis hakkab palju kergem, kui oled koos sõpradega, juhtidega, kes tunnetavad täpselt, mida ma mingil halval hetkel tunnen. Looja hing tunneb ennast ütlemata sandisti. Eriti, kui ta näeb, et tegu ei ole mitte ärilise põhjuse, vaid kui on tihtipeale tegu erakordse rumalusega. Mina ütleks, et iga meie kokkusaamine siin klubis annab mulle mingisuguse positiivse laengu. See on olnud tohutu suur muutus nende kahe ühiskondliku korra vahel. Ja mina olen võib-olla see, kes oli eriti edukas just selle eelmise perioodi lõpus. Ja nii edukas võib-olla ma ei ole nagu täna, aga küll ma olen Mille nagu oma... Mul ei ole nii suurt äriimpeeriumi juhtida tänasel hetkel, kui oli sel ajal, kui ma olin Tallinna toitlustuskoondise peadirektor ja see oli just see aeg, kui Tallinna direktorite klubiga loodi. Üleminekuperioodil oli kindlasti ka ettevõtetel ja ettevõtlust tegutsevatel inimestel teatud raskusi, sest seadused, mis reguleerisid erinevad ettevõtlusvaldkonda, olid suhteliselt rabedalt võib-olla tehtud ja lühiajalised, kuid nüüd Euroopa Liitu minekuga seoses on nagu pikemad perspektiivid maha pandud ja Eesti riik on küllaltki olnud stabiilne oma maksusüsteemis ja see on kasulik olnud ka ettevõtjatele ja ettevõtlusele. Inimesed on siin, minu vanused, on väga toredad, väga lõbusad inimesed ja see suhtlemine, see vanade kolleegide nägemine ja nende kogemuste ja nende igasuguste seikluste kuulamine, see on omaette väärtus. Mitmed klubi liikmed teevad ilma ka oma erialaliitudes. Näiteks Rait Hiiepuu, kes juhib Metsatööstuse liitu. Alge või algus on ikkagi puidu- ja mööblitööstus.
siis pikisaagi ja sealt edasi, eks ole, hööveldamine, nii-öelda jätkutöötlemine, aga täna ma kuulun sellisesse ettevõttesse, mis tegeleb nii ühe kui teisega, ehk et me võtame ka puid kanna pealt maha, toimetame need saeveskisse, saeme ära, jätkuvalt hööveldame, toodame siis mingisugused juba valmis tooted erinevatele turgudele, nii et tegelikult see ampluaa on väga lai ja areneb. Asfaldiliidu juhatuse liige on Sven Pertens. Ehitus on vägagi hooajaline, mis siis tekitab meile märkimisväärseid probleeme, et meiegi ettevõtmises on üle 300 inimese, kellest 200 ei ole talveperioodil ehk siis 4-5 kuud praktiliselt mitte mingisugust funktsiooni. Me lihtsalt peame neid üleval, et kevadel oleks jälle mehed võtta, keda sinna mehhanismi rooli siis istutada. Nüüd juba hakkavad tulema need juhid, tähendab, kus on sellest, kuidas öelda, sellest röövkapitalismi faasist välja jõudnud, kus inimesed mõtlevad mitte ainult raha tegemise peale, vaid see on jumalast õige, nagu öeldakse, et püüa kõigi käituda nii, nagu sa tahaks, et sinuga käitutaks. Ja see maksab päris täpselt samuti. Varem või hiljem sellised trikitamised, mis on isegi juriidiliselt väga korrektsed, varem või hiljem tulevad tagasi ja maksavad väga rängalt kätte. Tasub igas äris olla aus. Mis siis ikkagi on see, mis toob kokku need mehed, kes kindlasti ei sure igavuse kätte, et mis on siis see jõud või mida need mehed sealt siis tegelikult ikkagi otsivad ja olen nagu ise mõelnud, et võib-olla see on see tippjuhtide selline eripära, et tippjuht, kuigi ta oma rahva keskel ja kõigi pilgu all on siiski suhtkoht üksildane uitaja, kuna lõppkokkuvõttes ükskõik kui head nõudale keegi ei anna, peab ta selle otsuse tegema ikkagi ise. See tähendab seda, et ta peab võtma ka selle lõppvastutuse ise ja see koorem, ma arvan, et pika peale hakkab paljusid rõhuma. Ja samas ma usun, et kui nüüd samasuguste meestega kokku saada, on päris huvitav neid mõtteid vahetada ja võib-olla see tundub see kooremgi kergem kanda. Ja ma arvan, et see võib-olla on üks põhjuseid, miks need mehed tegelikult koos käia tahavad. Novembris 2000 astus ametisse klubi 6. president, tuntud karastusjookide tootmise juht Ants Kotkas. Eks kõik mehed, kes olid enne mind ja ka peale mind, pidi tegema niisugust peale oma põhitöö, raske põhitöö, ka klubitööd. Ja Saarman oli samamoodi, ta tegi oma tööd, juhtis oma mööblitööstust ja muid asju, mis tal oli. Ja vihalt ja visalt tegi ka klubitööd. Loomulikult ei olnud tal kerge, sest oli tulnud just niisugune aeg, kuna raha jätkunud, kuna endisi suurettevõtteid, kes toetasid klubitööd, neid ju enam praktiliselt ei olnud, nad olid erastatud täiesti tundmatutele meestele, enamasti väliskapitali ja loomulikult nendelt ettevõtted enam tuge ei tulnud. Et selles suhtes oli klubi tipp-top kõik korras, kõik olid entusiasmi täis, kõik tegid nagu ühes rütmis, ühele poole, kuid rahalised seisud olid loomulikult natukene nagu kesised. Oleks pidanud olema tunduvalt paremad. Klubi anaalidesse on põhjalikult talletatud juubeliüritused, millega tähistati Tallinna direktorite klubi tegevuse 10. aastapäeva. Juubelipidu peeti 9. detsembril aastal 2000 Mustpeade majas. Ajalooliseks sündmuseks oli klubi lipu pühitsemine piiskop Einar Soone poolt. Pidu ise oli seni toimunutest kõige osavõttu rohkem, koos külalistega kogunes juubelile 123 inimest. Seda tähtpäeva tähistati ka mitmete spordivõistlustega, neist kõige esinduslikum oli bowlinguturniir, mille võitis mitmekülgne spordimees, muuhulgas allveeliitu juhtiv golfientusiast Arvo Hiller, kes on olnud ka üks Tallinna direktorite klubi 3 tegevdirektorist. Direktorite klubi on ju tähendab, ütleme niimoodi, oma mõttelaadiga ja oma tasemega inimeste ühisklubi või ütleme, kuidas selle nime anda, nüüd teist nime anda, klubi on klubi, eks ole, ütleme, klubi tegevus. Aga seal ongi ühise mõttelaadiga enam vähem inimesed, kes on juhid olnud, tähendab,
tähendab, nad on käinud ka sellest veest ja vastvarudest läbi nii-öelda ja samaaegselt on nad siis, mida elu neile kõik andnud on, siis me tunneme iseennast seal nagu selles klubi koosseisus nii-öelda väga kodus. Meie see ajalugu ongi tegelikult tulnud nendest direktoritest, ütleme niimoodi, kus kõigepealt olid ju riigifirmad. Sel ajal ei eksisteerinudki veel ühesõnaga erafirmasid, vana Nõukogude Liit, nagu ütleme, ja Eesti NSV, eks ole. Nii et sealt ajajärgust oleme üle tulnud kõik, ütleme niimoodi, kes on hästi üle tulnud, kes oma tervise säilitanud, sest ega meil on ka lahkunuid siin, aga põhimõte on see, et mõned on ikka juba nii-öelda 90 ligidal seal ikkagi hakkavad minema, nii et siin ja mängivad veel siin Noormets näiteks, uskumatu, aga tegeleb spordiga ja et mõned on niimoodi väga hästi säilinud. Raudvara, nagu öeldakse selle kohta. Tähelepanuväärne on klubi liikmete sitkus ja elujaotus. Praeguseks seenioripõlveni jõudnud endine Kiviteri juht, hilisem Tallinna Tehnikaülikooli professor Jüri Soone keeb praegugi uutest ideedest. Ütlen nii, et mul on õudselt vedanud. Et ütleme ikkagi oma eluõhtul ja nendes aastates, kus ma ei saa enam joosta mööda neid treppe üles alla ja otseselt tootmist juhtida, on mul tekkinud võimalus ja seda ma olen nüüd juba 10 aastat teinud. Kõik see, mida ma tean, edasi anda noortele, mitte ainult nii-öelda raamatust maha lugedes, vaid ikkagi sisendades seda, milleks nad peavad saama, et edukad olla. Kui me koos siin käime, ükskõik mis üritustel alati on mida küsida omalt kolleegilt. Kuidas on tal ühe või teise küsimuse lahendanud, sest et majandusprobleemid on lõputud, aga samal ajal nad on väga sarnased ja neid tuleb siis lahendada, kuigi öeldakse, et inimene kunagi ei õpi võõra kogemustel või vigadel, et igaüks õpib oma vigadel, aga siiski niisugune kontakt võimaldab mõnedki asjad vältida. Vanade tootmisjuhtide meenutused kunagisest Nõukogude ajast on kohati fantastilised, kuid noortele kindlasti kasulikult teada. Meenutab koondise ETKBL auto endine peadirektor Raimu Aas. Kui veel sinna ETK auto juurde tagasi jõuda, siis millega me siis lõpuks tegelesime? Üks oli transport, siis oli metallitööstus, siis oli metsatööstus. Meil olid omad saeveskid ja mehed, kes metsa maha võtsid. Siis oli traaditööstus, see oli kah veel olemas, kus tehti neid ostukorve, millega kunagi poes osteti. Siis me valmistasime suusatõstukeid. Ainsad suusatõstuki valmistajad Nõukogude Liidus olime siis tollal. Ja need me panime üles siis Koola poolsaarele, Tiensaani mägedesse ja niimoodi. See oli terve tseh. Ja siis me pidasime restorane. Meil oli restoran Moskvas ja restoran Otepääl. Siis meil olid aiandid. Meil oli Viljandis kaunis suur aiand. Mitte väiksem kui, ta oli kuskil aiand, jah, suur aiand, kasvuhooned, seal oli üks 15-20 hektarit. Moodsal ajal elatakse teisiti. Ka autofirmasid on selliseid, mida varem polnudki. Minu kogemus on tänaseks saanud 20 aasta taguseks. Alustasin selle äriga aastal 1990 ja vahepeal pidasin seda äri Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes, Ukrainas. Tänaseks olen ma oma kaasomanikud välja ostnud ja olen Avise frantsiisi omanik Eestis, Lätis ja Leedus. No see kaunitar, mis on tegelikult firmamärgi Maserati ja mis kuulub sinule, näitab, et sa oled ikkagi tõeline autofänn. No eks ta teatud kaubamärk on ja nagu Eino Baskin ütleb, et masuoja tants on masurka, et ma veidi naljatades ütlen, masuoja auto on Maserati. Sa oled seltskonna üks nooremaid juhte, kes siia klubisse kuulub. Mis on klubi tulevik? No klubi tulevik, ma arvan, ongi see, et üksteist täiendada ja kutsuda klubisse huvitavaid esindajaid, arendada sidemeid ja nautida mõnusalt aega.